Tiit Koit on mees, kelle tööks on Tallinnas ning Harju ja Raplamaal linnadesse ja asulatesse eksinud loomad ja linnud jälle loodusesse tagasi toimetada. Sel pühapäeval helistasid inimesed Keskkonnaametile ja andsid teada, et Tallinnas Tõnismäel istub kõnniteel kakk. Kohale saadetud Tiidu kogenud silm tabas kohe ära, et tegemist pole tavapärase kakuga. No see, et keset linna on ikka päris haruldane. Aga mis tal juhtuda võis, oska öelda, sest et ta oli juba valinud sellise paiga nagu okupatsioonimuuseum kõrval maja ees. Ja tunni vältel ta ei olnud oma koha pealt liikunud. Ja siis üks härrasmees, kes selle leidis, pani ta kasti ja pärast toimetas selle minu kätte. Tont seda teab, mis linnukesel juhtus. Võib-olla oli ta lihtsalt väsinud, äkki oli näljane. Reeglina sööb ta väga hästi hiiri. Ega siin turvakoduski pole hiiri talle võtta, aga nagu välja tuleb, siis kodune kanahakliha läheb talle väga hästi peale. Nad on põhja pool tulnud, nad on rändel, kuskil käivad tulkumas vahepeal vist. Ta ei ole pesitseja, meil pesitse lind. Aga praegu on teda märgatud ka Kablis. Üks lind on Tõramaal, Soomaal ja lähipäeviil saadame selle Soomaa kakule kaaslaseks. Vöötkaku päriskoduks loetakse Euraasia ja Põhja-Ameerika metsatundra alasid. Enamasti võib vöötkakke meil kohata vaid talveperioodil. Pärast kosumist lastakse uhke lind Soomaal vabaks ja talve saab ta üle elada ühe liigikaaslase seltsis. Nimelt kolis novembri alguses sinna kanti veel üks vöötkakk ja loodetavasti on neil seltsis segasem Soomaa metsade rüpes omi kaku asju ajada.